Tere tulemast 29. Power Estonia laivi. Minu nimi on Rudolf Kasper ja enne, kui me lähme meie tänase ägeda inspireeriva esineja juurde, külalise juurde, siis ma räägin nendele, kes esimest korda siia kanalile satuvad, mis see Power Estonia üldse on ja mis laive me selliseid korraldame. Nimelt me siis korraldame laive erinevate inspireerivate ja ägedate inimestega, kes teevad midagi südamest, mis paneb neil silmad särama ja mis inspireerivad ka teisi. Ja need on mõeldud sulle, kallis kuulaja, et sa saaksid kuulata, saada inspiratsiooni ja saaksid leida endale võib-olla väljundit, mida sina tahaksid teha või mille suunas tahaksid sina liikuda. Ja täna meil on külas nii äge ja vahva inimene nagu Johanna. Kas sa kuuled ja näed meid? Tere kõigile kuulajatele, väga ilus sissejuhatus oli Kasperi kuulama. Aitäh sulle, Johanna, aga võib-olla sa tahad algul rääkida natukene sellest, et kes sa oled ja millega sa üldse tegeled? Nagu Kasper ütles, siis olen Johanna, olen 21-aastane noor neiu Tallinnast, kes tegeleb ka väga aktiivselt spordiga, ehk siis võikski öelda, et sport on nagu minu kutsumus. Olen ka lõpetanud Audentese spordigümnaasiumi kergejõustiku suunal ja peale seda läksin õppima 9 aastaks Ameerika ülikooli Texase osariiki, kuid saatuse tahtel olen ma nüüd jälle siin Eestis ja saan teiega vestelda. Kui äge. Wow. Kuidas sa praegu rääkisid, et Audentesest ja juba kohe selle spordini jõudmisest, ütleme spordiga tegelemisest, aga siin ma võib-olla hüppagi korraks tagasi, et kuidas sa sinna Audentesesse jõudsid või kuidas sa selle spordi enda jaoks üldse leidsid, et nagu mul on niisugune kõhutunne, et meie see tänane live peamiselt läheb sinna spordi ja kogu sellele suunale vaata, et kuidas sa üldse jõudsid spordini ja kuidas nii-öelda Johanna avastas spordi enda jaoks? No tegelikult sport on olnud mu südamest nagu nii kaua, kui ma üldse mäletada suudan, et ma olingi juba kuskil mingi 1,5-aastane, kui ma juba ronisin vanaema aias nagu puude otsa ja kogu aeg kõik imestasid, et vau, et kuidas nii väike laps suudab nagu nii kõrgele ronida. Ja ma olingi nagu väiksena hästi aktiivne juba ja käisin kogu aeg nagu jooksin ringi ja mulle väga meeldis nagu igasuguseid aktiivseid tegevusi teha. Nii et kindlasti mu vanematel oli, ma arvan, minuga päris raske, kui ma väike laps olin, sest nad pidid mul kogu aeg silma peal hoidma, et ma jälle mingi pahandusi teeks või ei roniks kuskile. Ja kusjuures mul tuleb üks lugu ka sellega seoses meelde, et ma täpselt ei mäleta, kui vana ma olin, aga ma olin siuke hästi, päris pisike tüdruk ja siis ma ütlesin oma isale, et kuule issi, et minust saab kindlasti tulevikus kas suusahüppaja või teivashüppaja, aga suusahüppaja minust kahjuks ei saanud. Aga kusjuures teivashüpped ma tegelikult tegin isegi päris mitu aastat, kuni siis ühe küünarnuki traumani, mille pärast ma nüüd enam teivashüpet ei ole saanud rohkem teha. Aga ja mul on selle õnnetuse kohta nagu oma teooria ka, et kuna ma olingi nagu, ma ei suutnud ise otsustada, et mis ala peale keskenduda ja oligi, et ma tegin nagu teivashüpet ja siis ma tegin kolmikhüpet ja mingi hetk nagu tuli see, et kuule Johanna, et otsusta ära, et mis ala sa siis tegelikult teha tahad. Ja siis ma nagu ei suutnud ise otsustada, sest mulle meeldisid need mõlemad alad nii väga. Ja siis jah, minu teooria ongi see, et nagu saatus otsustas minu eest, et Johanna, sinust saab ikka kolmikhüppaja. Ja nüüd ma olen siis mingi 2-3 aastat keskendunudki ainult kaugus ja kolmikhüppe peale. Nüüd, kes on niisugused võib-olla spordivõõrad inimesed, siis mis see, ütleme, kaugushüppe ja kolmikhüppe nagu see täpselt vahe on siis või milles see täpselt seisneb? Ja ma arvasingi, et mingi siuke küsimus tuleb, sest kui ma mainin nagu kolmikhüpped, siis enamus inimesed on nagu, et vau, et mis see on, et nagu enamus inimesed nagu teavad, mis on kaugushüppe, aga et kolmikhüpped peab nagu selgitama siis nii-öelda spordivõõrastele inimestele. Et kaugushüppe, ma arvan, et igaüks teab, et see ongi siis see, et sa lihtsalt nagu jooksed ja hüppad võimalikult kaugele, aga kolmikhüppe on nagu nii-öelda raskem versioon kaugushüppest, et sa pead seal tegema nagu 3 hüpet lihtsalt, et sa hüppadki nagu 3 hüppega kasti.
Oh, okei. Aga jah, ma vist ei hakka nagu väga spetsiifilisemaks minema, aga ühesõnaga see on hästi selline tehniline ala, et sellepärast mulle nagu see meeldibki, et see on nagu, ma saan nagu selle tehnilise poolega nii-öelda töötada. Okei, aga siit tegelikult mul tekkiski hästi äge oli kuulda, kuidas sa 1,5-aastaselt juba, mul tekkis nagu see pilt pähe, kuidas sa 1,5-aastaselt puude otsas ringi ronisid ja vanemad sind taga ajasid. Aga ja sa tõid selle näite ka, kui sa ütlesid vaata oma isale, et minust saab nagu see või nagu et mõlemad nagu spordialad on ju. Aga millal sa ütleme, võib-olla kas sul oli nagu ka mingi sihuke punkt või hetk, kus sa nagu teadvustasid, et see sport on võib-olla nagu rohkem sinu jaoks kui hobi. Et kui ma nagu aru saan, sa praegu ikkagi käid igal pool võistlustel hästel, on ju, et sa ei ole päris nagu hobi, sa ei tee hobi korrast trenni, sa teed nagu seda täitsa nagu võistlustasemel, on ju. Et kas sul oli ka nagu mingi sihuke nagu hetk, kus sa nagu tajusid ära, et okei, et see pole enam lihtsalt hobi, vaid see ongi nagu võib-olla see nagu potentsiaalne karjäär või on see kogu aeg nii olnud? No ma tegelikult, kui ma nüüd niimoodi mõtlen, siis ega mul tegelikult mingit sellist nagu kindlat hetke ei olegi, et millal ma nagu selle ära tajusin, aga mul juba nagu päris väiksest saati oli juba see eesmärk või nagu unistus, et sportlaseks saada. Nii kaua, kui ma nagu mäletan, et ma kogu aeg nagu vaatasin mingeid spordivideoid ja spordivõistluseid ja siis see oli minu jaoks nagu nii inspireeriv ja siis ma peale gümnaasiumit mõtlesingi või mitte peale gümnaasiumit, peale nagu 9. klassi mõtlesin, et mida edasi teha, et kuhu minna õppima ja siis tuligi see variant, et minna sinna Audentesesse spordigümnaasiumisse ja sealt maalt, kui ma juba sinna läksin, siis oligi nagu selline aru saada, et nüüd on nagu sport on nagu rohkem kui hobi, et nüüd ma nagu hakkangi sellega tegelema. Okei, mega äge. Ja siis ma tegelikult jõuan kogu sellele, ütleme, võib-olla tuumani nendele inimestele, kes täna nagu ütleme, vaatavad seda laivi ja võib-olla nagu ütleme, kas on siis trenni võõrad inimesed või siis ei ole nagu näinud või leidnud seda trenni tegemise nagu lõbu, kas siis võistluse või hobi näol enda jaoks. Et mida nagu ütleme, kui sa võtad nagu enda kogemuse pealt, ma arvan, et ma ei hakka küsima, mitu tundi selle jooksul trenni oled teinud, ma arvan, et see on üks suur number, on ju. Aga mis see kogu teekond sulle just nagu trenni koha pealt on andnud? Et kui sa mõtled nagu kõik selle, ütleme, Audentese peale ja nagu ma aru saan, tegelikult see Ameerika aasta tuli tegelikult ka ju tänu spordile. Et kuidas nagu, ütleme, ma võib-olla ei mõtle nagu, mida ta sulle nagu praktiliselt andnud on või mida ta nagu sulle emotsionaalselt andnud on või kas ta on nagu kuidagi mõjutanud või kujundanud sind teistsuguseks inimeseks, et mida sport sulle andnud on? Kindlasti sport on mulle andnud nagu väga-väga palju asju, nii siis füüsilise kui ka mentaalse poole pealt. Aga kui sa ütlesid, et sind huvitab rohkem nagu siis see nagu vaimne või mentaalne pool, et sport on kindlasti andnud mulle väga-väga palju rõõmsaid hetki, saavutusi, aga sama palju ka pisaraid ja pettumusi ja kõike sellist. Ja ma arvan, et see käibki iga nagu sportlasteekonna juurde, et kõik ei saagi kogu aeg hästi minna, kõik ei saa kogu aeg lilleline olla. Et ilma ebaõnnestumisteta ei oskaks me ju neid õnnestumisi nii hästi hinnata. Ja selles mõttes ma olengi väga tänulik ka nendele halbadele hetkedele, sellepärast, et eks me õpimegi ju vigadest, aga mulle endale meeldib öelda, et ma olen alles selles staadiumis, kus ma alles õpin, kuidas vigadest õppida. Et jah, ma olen päris mitu korda nagu teinud samu selliseid lolle vigu, aga jah, eks ma üritan ennast parandada. Ja kindlasti on nagu sport minus kasvatanud nagu seda eneseusku ja arendanud nagu distsipliini, et ilma nagu spordita ei oleks ma kindlasti nagu sama enesekindel, nagu ma hetkel olen. Okei, väga hea. Need on väga head sellised mõtted ja ma arvan, et see ongi see, et nagu mulle meeldib selline lause, et terves kehas terve vaim. Et nagu, ma arvan, et see on ka täpselt see terves kehas on just täpselt see füüsiline pool ja kogu see pool on ja samal nagu ajal, nagu sa rääkisid, need rõõmsad hetked ja need kurvad hetked nii-öelda, et see ongi, et sa oled nagu õppinud käima sükestest nagu teekondadest läbi. Et miks minu jaoks on ka nii inspireeriv alati sportlastega rääkida, mul on nii inspireeriv praegu juba sinuga rääkida, mul on siin poole lehe jagu märkmeid juba, on just see, et nagu kui me
ma ei ole eriti hea numbrite inimene, aga ma olen näinud erinevaid statistikaid, kus on toodud nagu välja seda, et inimesed, kes on nagu sportlased suurel määral olnud, tegelenud palju spordiga, siis nad on nagu elus palju rohkem läbi löönud ka teistes valdkondades, sest sport annab nagu tohutult palju seda, noh, see kõik see, mis me rääkisime, täpselt seesama nii-öelda eneseusku ja distsipliini ja nagu siukseid asju, mida nagu tegelikult on väga-väga hea õppida, väga hea omada, aga nüüd selline võib-olla huvitav või teistsugune küsimus, et me lähme natuke nii-öelda maagia maailma, et kui juhtuks siuke olukord, et täna õhtul sa lähed magama ja homme hommikul sa ärkad üles ja sa oled see 1,5-aastane Johanna seal puu otsas, aga sul on oma tänased mõtted ja teadmised, siis mida sa teeksid oma sellel teekonnal teistmoodi, kas sa muudaksid midagi või mis sa nagu tunned, et mis sellel teekonnal on siuke, mida sa tahaksid teistmoodi teha? See on väga huvitav küsimus. Ma tegelikult nagu olen seda usku, et elus ei tohiks mitte midagi kahetseda ja no ma ei kahetsegi otseselt midagi, aga kui ma saaksin mõnda asja teisiti teha, siis ma arvan, et ma oleksin teinud võib-olla teised valikud oma treeneri osas, sest kui ma olin nagu noorem, siis ma treenisin ühe odaviskaja käe all, aga ma ise olin nagu hüppaja ja siis võib-olla see koostöö ei nagu soosinud siis minu nii-öelda seda arengut nii palju, et jah, võib-olla oleksin treeneri osas teisiti teinud. Ja siis kindlasti üks asi on see, et kui ma sinna USA-sse nagu õppima läksin, ma läksingi sinna nagu õppima ja sporti tegema samal ajal, siis ma kindlasti, ma arvan, et ma oleksin teinud palju-palju rohkem eeltööd, sest ma nagu läksingi sinna ülikooli sellepärast, et mul üks sõbranna ütles, et ta läheb sinna ja siis ma olin nagu, noh, ma mõtlesin, et ma lähen nagu temaga kaasa, et ma läksin kohe nagu selle esimese võimalusega kaasa, nagu teadmata üldse, mis mind seal ees ootab, nagu nii-öelda hüppasin pea ees tundmatusse vette. Aga jah, selle osas kindlasti ma arvan, et ma oleksin võinud palju-palju rohkem eeltööd teha ja uurida nagu teiste koolide võimaluste kohta ja nii edasi, et siis ma oleksin võib-olla kindlasti nagu endale nagu parema valiku suutnud teha. Okei, need on väga head mõtted ja siuksed võib-olla ütleme ongi siuksed analüüsitud head nagu teemad, mida nii-öelda siis muuta. Et ma küll mõtlesin, et huvitav, et kas sa vastad, et mingi ala, et ma teeks vähem peavalu oma vanematele ja roniks puu otsast alla, aga mulle meeldib see, et sa ei teeks seda, et sa jätkaksid samamoodi. Ja see on mul juba loomuses, seda ma ei saa muuta. Jah, okei, väga hea, seda on äge kuulda. Okei, aga nüüd teeme tagurpidise küsimuse, et kui me praegu läksime ajast tagasi, siis kui me praegu võtame kogu selle... Tegelikult mul tuli üks mõte veel selle eelmise küsimuse. Nii, jah, räägi julgelt. Kui ma saaksin endale nagu anda mingi soovituse, et kui ma nagu olin noorem ja alles ennast leidmas, siis ma kindlasti ütleksin endale, et Johanna, ole nagu vähem kangekaelsem ja usalda ennast, aga kuula ka teisi. Sellepärast, et kui ma noorem olin, siis ma olin alati nagu selline hästi kangekaelne ja ei tahtnud nagu teisi kuulata ja mõtlesin, et see, mida mina tahan, on alati kõige parem. Aga kuigi nüüd, kui ma selle tagasi mõtlen, siis alati ei olnud just mul õigus ja vahel võiks nagu teisi inimesi ka kuulata. Ja siis ma ütleksin endale, et usalda rohkem protsessi, mitte ära ole nagu tulemustes kinni. Et kui sa usaldadki nagu protsessi ja iga päev naudid oma seda tegevust, siis tulevad ka tulemused palju kergemalt ja su igapäevaelu on ka nagu palju stressivabam. Okei, vau, siin tuli nüüd nii palju selliseid mõtteid, et kui ma praegu neid kirja panin endale siin, siis meil on praegu 29. live, kui ma õigesti mäletan peast numbreid ja meil on täiesti erineva valdkonna inimesed esinemas. Ja mingid punktid, mingid asjad on nagu siuksed, mis korduvad, et nagu ma arvan, et sa võid kinnitada, et ma ei ole sulle neid sõnu ette öelnud, et sa praegu ütleksid need sõnad, mis sa praegu just ütlesid, et need tulid sinult endalt, aga kui lihtsalt vaadata neid erinevaid laive, täiesti erinevaid inimesi, siis need asjad on siuksed nagu ühendavad asjad, mis on kõikide inimeste puhul samad, kes elus teevad midagi nagu suure kirega, et mida nad on õppinud nii-öelda, et ongi, et see usalda protsessi on ja et need tulemused tulevad siis on ja ongi, et
et kõige tähtsam alati ei ole olla kõige targem, vaid on ka end piirata teiste inimestega, usaldada neid ja kogu sihuke pool on. Et siit oli nii palju neid ägedaid mõtteid jälle, et vau, need on väga head mõtted, mida ütleme võtta ja isegi kui meie ei saa minna minevikku ja enda minevikku muuta, siis kellegi jaoks, kes täna seda ütleme kuulab ja tema teekond on võib-olla seal faasis, kus ta on see nii-öelda hästi kangekaalne Johanna on ju, siis ta saab sealt võib-olla võtta midagi sellest, see on väga äge, et hästi head mõtted. Aga ma hakkasin küsima enne järgmist küsimust, et kui me enne läksime ajas tagasi, et mida sa siis nii-öelda muudaksid või mida sa nagu, mis õpetusse endale annaksid minevikku, siis kui ma võtaks nüüd vastupidi, et ütleme, me räägime küll usaldada seda protsessi on ju ja tulemused võib-olla ütleme, tulevad selle käigus on ju, aga kindlasti sa oled ju mõelnud nagu mingid eesmärki asjad, kus sa tahaksid olla. Ja kui me nüüd korraks võtaks üks näidisolukorra, et on möödunud 10 aastat, on 31. mai aasta 2032 ja me räägime siin laivis sellest, kuidas sul vahepeal läinud on ja kus sa oled oma tegevustega. Et kui kõik läheb nii, nagu sa oled plaanid, siis kus sa tahad olla 10 aasta pärast, mis sa tahad teha, kus sa tahad olla, kuidas sul spordiga on läinud ja nii edasi? No 10 aastat on kindlasti nagu päris pikk aeg, et see on nagu väga pikk aeg, et kindlasti ma ei oska nagu täpselt öelda, mis ju elu mulle toob, et ma võin siin öelda nagu oletada või spekuleerida, et kuhu suunas ma tahaksin liikuda, aga päris täpselt ei tea. Kunagi mul võib nagu täiesti vastupidi minna. Aga kui ma nüüd ise mõtlen, et kus ma tahaksin olla, siis no sportlaskarjääris, eriti kergejõustikus on nagu 30, ma oleksingi siis umbes juba 31, et 30 on tavaliselt sihuke piir, kus nagu hakatakse oma karjääri nagu nii-öelda lõpetama. Aga ma arvan, et kui ma oleksin 30 ja ma vaataksin oma karjäärile tagasi, siis ma oleksin väga uhke enda üle ja oma saavutuste üle. Et ma oleksin uhke, et ma ei andnud kunagi alla. Ma tean, et mul on väga palju raskeid hetki olnud, aga just see, et ma nagu suudan nendest välja tulla alati võitjana, ma oleksin nagu selle üle väga uhke. Kindlasti ma elaksin siis ka edaspidi veel väga aktiivset elu. Ma käiksin jooksmas, käiksin discgolfi mängimas, surfamas, teeksin nagu kõike seda, mis mu nagu hing ihaldab. Ja ma arvan, et ma elaksin kuskil välismaal, sellepärast, et see on ka olnud üks mu nagu suur unistusi lapsepõlvest saati. Kas sul on ka mingi kindel siuke riik või lemmikriik, kui seda tunned, et sa tahaksid elada? Loomulikult see võib muutuda ka praegu. Ja no mul tegelikult väiksest saati on juba olnud nagu Austraalia on mind nagu väga köitnud ja mu tädi on ka juba viimased 10 aastat seal elanud. Ehk siis nagu oleks ülitore sinna minna, siis ma saaks ma olen oma tädiga ka nagu selles mõttes väga sarnane, et meile meeldivad nagu samad hobid ja asjad. Mul oleks nagu Austraalia, ma arvan, ja üks koht, kuhu ma olen unistanud kogu aeg minna. Okei, mega äge. Need on head siuksed mõtted ja ma arvan, et kindlasti me võiks 10 aasta pärast selle korduslaivi teha. et rääkida, vaata, kuidas siis läinud on. Ja see on täiesti huvitav, sellepärast, et kui tavaliselt ütleme 30 on mingitel karjääridel hästi, vaata alles ütleme põhimõtteliselt algus, siis jah, sportlase jaoks on see pool, kus sa tegelikult hakkad juba oma karjääri nii-öelda selles valdkonnas vähemalt lõpetama, et see on sellepärast ka nagu huvitav selline aeg, ütleme siis 10 aasta pärast. Aga kui me võtame praegu just nüüd korraks lähme selle peale, et kui täna meid kuulab keegi, kes on sportlane, samamoodi nagu sina, tegeleb spordiga ja tunnetab, näeb neid samu asju. Ütleme, ma arvan, et sa oled minuga nõus, et enamus inimesed, kes on väga aktiivsed spordis, nad tunnetavad samamoodi neid vahepeal neid pettumusi, neid võite, neid kõiki asju. Et ta on nagu seal samal lainel, selles samal teekonnal, siis mis oleks sul võib-olla mingid soovitused siuksele sportlasele, kes on nagu hea mõned sammud võib-olla sinust veel nagu tagapool, et ta on alles nagu ütleme siuksel määral leidmas, ta on võib-olla sinna nagu tippsporti alles sisenemas, et kas sul oleks nagu mingeid siukseid soovitusi, mida sa tahaksid anda teistele, kes ka on nagu just spordivaldkonna inimesed ja kes käivad seda samat teekonda, mis sina läbi praegu, et mis on siuksed mingid head mõtted ja asjad, mida sa nagu annaksid siis ütleme mõnes mõttes iseendale, vaata, mis sa tõid enne välja, aga ütleme, kui sa saaksid kellelegi teisele anda mingeid soovitusi, et mis need soovitused võiksid olla just selle spordivaldkonnaga seotud?
ma ütleksin kindlasti, et ära anna liiga kergelt alla, et kõigil on kindlasti nagu väga palju elus läbipõlemisi ja läbi ebaõnnestumisi ja kunagi ei ole tähtis, mitu korda sa kukud või kui sügavale auku sa kukud. Tähtis on alati see, et sa lõpuks ikkagi sealt püsti tõused ja täies ajaga edasi paned ja et sa leiaksid oma elus nagu sellise kire, mis panebki sind nagu hommikul voodist välja hüppama ja et sa mõtledki iga päev, et vau, et see paneb mul silmad särama ja et see ongi see, mida ma tahan teha. Ja nagu ma enne ütlesingi, et läbikukkumised ongi nagu selle protsessi osa, et kindlasti ei tasu nagu peale esimest ebaõnnestumist nii-öelda pooleli jätta ja ei tasu kunagi nagu kuulata ka teiste arvamusi, et kui sul on näiteks mingi eesmärk ja sa tahad selle poole püüelda ja kui teised inimesed võib-olla ongi sinu osas nagu skeptilised, ütlevad sulle, et ei, et ära tee seda, et see ei ole nagu sinu jaoks, siis nagu ära lase sellest ennast mõjutada, vaid tee nagu ikka seda, mis sulle meeldib, sest lõppude lõpuks sa elad ikkagi iseenda, mitte teiste jaoks. Väga head mõtted, taaskord. Iga küsimus tekitab nii palju uusi küsimusi ja mõtteid ja märkmeid, et see on nii äge. Aga jätkates selle sama, ütleme sporditeemaga asjaga, et siin on väga head nõuanded sul, aga kas sul on ka mingid, ütleme, sa mainisid, et sulle väiksena juba meeldis vaadata igast mingid spordivideoid ja asju ja ma mõtlesin, et kas sul on mingid võib-olla raamatuid või mingid podcast'e või mingid videoid või asju, mida sa soovitaksid, mis sulle võib-olla ongi nendel raskematel hetkedel võib-olla andnud motivatsiooni või niisugust pilti või asjad, et kas sul on endal mingeid niisuguseid materjale, mis sa tunned, et on andnud sulle midagi juurde, et nagu aidata sind sellel teekonnal? No, ma ise tegelikult väga suur podcastide kuulaja ei ole, aga kui ma siin ühe podcasti peaksin nagu välja tooma, siis ma ütleksin sellise podcasti nimega Staadioni jutud. See on siis tegelikult selline suhteliselt uus podcast, mis ongi esimene kergejõustiku teemaline podcast Eestis, mis keskendubki nagu just kergejõustiku nagu vaatepiltidele ja seal käivadki erinevad Eesti tippkergejõustiklased külas ja räägivad oma kogemustest ja vaatepiltidest. Et see on nagu selline podcast, mida ma tean, et paljud kergejõustikusõbrad kuulavad ja see on alati nagu hästi selline inspireeriv kuulata nagu teiste tippkergejõustiklaste lugusid ka. Ja no raamatutega on mul üldse selline huvitav lugu, et kui ma nagu väike olin, umbes selline 5 kuni 7 aastane, siis mulle hästi nagu meeldis lugeda. Ma lugesin hästi palju erinevaid raamatuid ja siis vahepeal oli mul selline periood, kus mul tekkis nii-öelda nagu mingi barjäär ette raamatutega, et oli niisugune tunne, et ma lugesin oma isu juba väiksena täis ja kuna nagu koolis see kohustuslik kirjandus oli ka nagu enamasti sellised raamatud, mis nagu huvi ei pakkunud, et siis see tunduski nagu selline nagu kohustusena, et ma nagu pean lugema ja siis ma nagu ei nautinud seda. Aga viimasel ajal ma olen ikkagi üritanud ennast tagasi suunata sellele nagu nii-öelda raamatute lainele ja olen üritanud leida endale selliseid raamatuid, mis mind nagu päriselt huvitavad ja kõnetavad. Ning kui ma Ameerikas olin, siis ma sain endale ostetud 2 sellist raamatut. Mul on need siin olemas. Mind Gym ja Mental Toughness for Young Athletes. See oligi, ma ostsin need endale sellisel hetkel, kui mul oli nagu, ma tundsin, et mentaalselt oli nagu väga raske ja ma olin nagu natuke augus ja need raamatud aitasid mul nagu ennast tagasi suunata siis sellele nagu õigele teele ja nii-öelda siis suunasid mind tagasi ja aitasid mul taas selle enesekindluse endas leida ja ma olen nagu väga tänulik, et ma need raamatud endale ostsin. Okei, väga hea. Kindlasti meie kuulajatele me paneme pärast nende raamatute nimed ja autoreid siia samasse laivi alla. Ehk siis te saate ilusti pärast võtta, guugeldada ja leida endale ka võimalust, et raamatud siis kuskilt kas soetada või laadata. Ja, et need raamatud ongi nagu keskenduvad siis sellele nagu just mentaalsele poolele ja vaimsele poolele. Et ma arvan, et spordis on vaimne pool on nagu sama tähtis kui füüsiline pool tegelikult, et paljud inimesed arvavadki, et sport on just nagu see ainult füüsiline, et kui talendikas sa oled või
et tegelikult ma arvan, et ka mentaalsele poolele peaks sama palju nagu rõhku pöörama, kui sa pöörad oma füüsilisele poolele. Et sa võid küll olla väga tohutult andekas, aga kui su mentaalne pool on nõrk, siis on nagu väga raske kuskilt kaugele jõuda. Et selles mõttes kindlasti peab ka mentaalselt vaeva nägema. Okei, see on väga hea see nagu näide. Nagu ma ise kindlasti ei ole siuksel määral spordis nagu sina oled, aga ma olen kunagi käinud karate maailmameistrivõistlustel ja kui ma mõtlen seal ka, siis tegelikult see, ma mõtlen ka, et ütleme, üks pool on see füüsiline pool, aga teine pool on, ongi see, et kuidas kellel on viimase hetkeni see kriitiline mõtlemine või ütleme see, et ta nagu võitleb ja ta ei lähe endast välja ja kui sa endast välja lähed, kuidas siis kohe kõik on põhimõtteliselt pekkis, on ju. Et ma olen igati nagu nõus suga ja see on nagu hea teada, et need inimesed, kes nagu, et see ei ole ainult minu arvamus, vaid see on nagu ka laiemalt ongi ja need raamatud on olemas, et aitavad. Kindlasti on head raamatusoovitused, mida ma endale ka kirja panen, et see on huvitav lugeda ja kindlasti neid teadmisi saab ka rakendada ka need inimesed, kes võib-olla ei ole nii spordis sees, aga nagu mentaalsed teemad on ikkagi tähtsad, ükskõik mis valdkonnas vaata, kui sa tahad efektiivselt saavutada. Aga ma vaatan, meil vaikselt jookseb aeg peale, aga mul on veel 2 küsimust. Ehk siis ma esimese küsimuse küsiksin siukse natuke teistsuguse. See on küsimus, mida ma olen küsinud kõigilt meie live esinejatelt ja see küsimus on, vaata, kui me vaatame seda laivi, kui ütleme, inimene vaatab seda laivi, siis jääb nagu mulje, et et seal on mingi perfektne Johanna, kes teeb trenni, on ülitubli, vaatab, liigub oma eesmärkide poole, sest tihtipeale tekib siuke mulje, kui me vaatame mingit videot või asja. Aga tegelikult meie ju teame, et ei ole olemas ideaalset inimest ja alati lähevad mingid asjad pekke ja nii edasi. Ja see küsimus, mida ma küsin, ma sain selle küsimuse oma mentorilt, kes soovitas seda küsida. Ja see küsimus on tegelikult hästi lihtne. Et me teame kõik need asjad, millega nagu ütleme, neil läheb hästi ja mille suunas me liigume, aga kas sul on mingi asi, mis sa näiteks ise tunned, et sa täna näiteks näed sellega vaeva, et saada sellest paremaks, millega sa võib-olla ei ole endaga täiesti veel rahul, et nagu, mis on näiteks kas sul on mingi selline asi, millega sa näiteks tunned, et sa ise pead praegu vaeva nägema, seal paremaks saama ja mida sa näiteks võib-olla teadlikult oled veel edasi lükanud või kuidagi, et see on nagu ebamugav või midagi taolist. Et ma ei tea, kas sul tuleb midagi pähe, see on siuke huvitav küsimus, et näidata, et me tegelikult oleme ka ju inimesed. Ja, kindlasti nagu ma enne ka juba mainisin, siis ongi see, et see kangekaelsus ikkagi vahepeal mängib rolli või siis ongi see, et sa nagu ma peaksin rohkem teisi inimesi usaldama, mitte alati mõtlema, et mul on õigus ja peaksin ka nagu teiste nõuandeid kuulda võtma. Et spordis levib ka selline ütlus, et kui sa tahad jõuda millenegi kiiresti, siis tee seda üksinda, aga kui sa tahad jõuda kaugele, siis tee seda koos tiimiga. Ehk siis ongi, et alati nagu sportlaste karjääri taga ongi tegelikult kogu nagu suur tiim, mida nagu võib-olla kõrvaltvaataja ei panegi tähele. Et see tegelikult ongi kõik nagu usalduse ja koostöö peal nagu ehitatud sportlaskarjäär. Et ma arvan, et mina peaksingi rohkem töötama just selle nagu usalduse poole peal hetkel. Okei, see on väga hea, nagu siuke võib-olla seda nagu telgi taguseid avav praegu vastus ka seal nagu spordimaailmas. Aga ma arvan, et see on tõesti hästi hea mõte ja kindlasti hea, et ongi, et on mingid nagu asjad, millega saab tegeleda, vaata, et see on nagu hea. Ja mulle meeldib see ütlus väga palju, praegu ma panin ka kirja endale, et ongi, et kui sa tahad kiiresti minna üksi, kui sa tahad kaugele, siis mine tiimiga või läheb aeg, mida iganes, et sellest see on nagu väga äge ja õige. Okay. See ongi, mul tuli sellega veel üks ütlus meelde, et tasa sõuad, kaugele jõuad. Et mul tegelikult tavaliselt ongi just see, et ma tahan nagu hästi kiiresti tulemuseni jõuda ja siis ma nagu pettun endas väga kergelt, kui ma nagu ei jõua kiiresti selle tahetud tulemuseni. Aga tegelikult ma peaksingi rohkem seda nagu protsessi usaldama. Ma võin sulle öelda, et ma tean, mida te tunnete, mul on täpselt samasugune. Ma arvan, et see on tegelikult nagu päris paljude inimestel nagu kajastub see sama asi, et jah, inimesed üritavadki võimalikult kiiresti ja siis kohe löövad käega, kui saavutad nagu selle tulemuseni jõua. Et jah, tegelikult nii ei tohiks, et peab ikka nagu edasi pürgima. Okei, see on väga hea vastus ka, väga hea mõte. Okei. Aga siis me oleme jõudnud, ma tegelikult hea meelega küsiks sult veel kümneid ja kümneid küsimusi, aga meil lihtsalt jookseb aeg peale.
ja sellepärast viimane küsimus on selline natuke võib-olla teistmoodi, et kui me võtaksime nii, et praegu seda laivi satub keegi nüüd alles kuulama ja kõik see eelnev asi, mis me rääkisime, on kaotsi läinud. Ta ühtegi seda eelnevalt mõtet ei kuule. Siis mis oleks mingi mõte või idee, mis sa tahaksid jätta endast meie kuulajatele, et kui sa saaksid nüüd see, mis sa nüüd vastad, ainukene, sa saaksid ainult seda öelda, kõik see eelnev jutt läheks nagu kaotsi, siis mis oleks see, mida sa tahaksid, et need inimesed võtaksid sellest laivist, mida nad sellest kuuleksid? Ma ütleksin nii, et kui me vaatame oma elule tagasi, siis me ei kahetse niivõrd neid asju, mida me tegime, vaid neid asju, mis me tegemata jätsime. Ehk siis elu on seiklus ja tuleb haarata kõigist võimalustest kinni, mis elu sulle pakub, et sa kunagi ei tea, milline võimalus võib olla just see elu muutev võimalus sinu jaoks. Vau, see on mega hea mõte ja ma võtsin selle juba vahepeal ka kirja panna ja ma arvan, et see on tõesti üks hea mõte, millega meil vaikselt siin ka kokku tõmmata, aga tõesti, et julgege teha, tegutsege, ärge kartke, kui isegi ongi, et te ei kahetse pärast neid asju, mis läksid pekki, te kahetsete neid asju, mida te ei julgenud teha, sest nad läksid pekki. Oleksid võib-olla pekki läinud. Aga aitäh, Johanna, sulle selle mega ägeda ja inspireeriva pooltunni eest. Ma sain siit endale igast huvitavaid märkmeid. Ma olen täiesti kindel, et meie laivi kuulajad saavad siis ka palju mõtteid. Ja nüüd sulle veel niisugune küsimus, mis ei ole päris küsimus, et kui nüüd meie laivis sai keegi väga palju inspiratsiooni ja tahaks võtta suga otse ühendust, siis kas ta võib sulle näiteks, ma ei tea, Facebookis kirjutada või kus kanalitelt sinuga ühendust saab saada, et kui tal, ma ei tea, on mingeid ägedaid mõtteid või asju jagada, mida ta sai siit laivist või siis äkki tal on mingeid küsimusi? Ja kindlasti Facebook või siis Instagram, nendel platvormidel jah, ma olen kõige aktiivsem. Võibki siis lihtsalt Facebookis Johanna Soover ja Instagramis ka sama lihtsalt minu nimi. Super, me paneme need kindlasti siia video alla ja siis saab inimesed suga ühendust võtta. Aga suur aitäh sulle, Johanna, aitäh sulle selle ägeda, vahva pooltunni eest ja kõigile meie vaatajatele. Aitäh taaskord meid kuulamast. Meie järgmine live toimub juba täpselt siis umbes kuu aja pärast järgmise inspireeriva ägeda inimesega ja kindlasti põielge oma unistuste poole, ärge andke alla ja et saada infot ikka meie laivide ja videote kohta ja meie muude tegemiste kohta, siis jälgige Power Estoniat Facebookis, Instagramis ja subscribe'ige YouTube'is. Aga igal juhul ilusat õhtut teile ja aitäh sulle, Johanna. Tšau! Aitäh sulle, Kasper. Mul oli väga tore pooltund sinuga. Aitäh sulle. Okei, tšau! Tšau!